kelle ma leidsin. Kas te saate aru, ime on sündinud, ma kordan teile, ime on sündinud. Ette kujutate nüüd? Ma isegi kanna oma käekotti mitte. Mul on reaalselt tunne, et iga kord, kui mina kööd olen, siis on mingi aatomipommi plahvatus lihtsalt, sest et kõik on laiali. Tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi, milleks saab olema Kaisa Emmega Alanias Vol 2. Ma vaatasin kusjuures, et minu reisivideotes see on kõige. Can you not, please? Ma vaatasin, et see on mu reisivideotest kõige populaarsem video, nii et tundub, et teile meeldis minu emmekest näha. Ja ma loodan, et ta seekord on sama vabatahtlikult nõus minu vlogis osalema. Aga üllatavalt, nagu te näete, see ei alga lennujaamas, sest et kõik mu reisivlogid algavad lennujaamas, sest et tavaliselt meil on naeruväärsel ajal lennud mingi kell 3 öösel, kell 4 hommikul, mis iganes. Aga täna ma pean lennujaamas olema praktiliselt 9:40 või kell 10, mis on ülinormaalne aeg ja minust ma eelmine vlog ütlesin, et ma tahaks ükskord jõuda lennujaama nii, et ma näen normaalne välja, ma ei näe välja, nagu ma oleksin just voodist tõusnud ja täna on see päev, näete, mul on isegi make näos, millest me räägime, see on täiesti teine inimene, kui tavaliselt see reisivlogidest teile vastu vaataks. Räägime kohe edasi, see läheks järsku väga larmakaks. Ma sain just sõnumi, et mul on pakk ja siis ma mõtlesin, et okei, me jõuame ilusti läbi käia, enne kui ma lennujaama lähen. Ja täpselt õigel ajal tuli Max Factory pakk. See on küll see moment, kus ma olen nagu nii õigel ajal, nii õige asi. Põhimõtteliselt mind kunagi kutsuti Max Factory uue toote launchile, aga ma ei saanud minna, sest et mul olid tantsutunnid ja õhtul mulle siis saadeti sõnum, et nad ikkagi tahaksid selle pakikese mulle saata ja siis muidugi eriti veel arvestades, et see on siis põhimõtteliselt nagu, ma võtan siis kohe ühe välja, see on Skin Improving Miracle Pure Foundation ja mul on tunne, et see on täpselt siuke asi, mida mul on ülihea praegu võtta kaasa Türki nagu siukseks igapäevaseks kasutamiseks ja siin peaks olema SPF, kui ma ei eksi ja SPF 30, nii et kindlalt tuleb kaasa. Aitäh, Max Factor, nii õigel ajal, nii õiges kohas olite. Kelle ma leidsin? Ema muidugi siin paanitseb, eks ju, et kus sa oled? Käisime turvakontrollis läbi, kõik on korras, nii et meie reis võib alata. Üllataval kombel ma ei ole hetkel endast väljas või kuidagi anxious, sest et eelmise nädala lend läks nii hästi, et mul on siis ootused, et äkki seekord läheb ka, sest eelmine kord oli meie lend normaalne. Nii et loodame parimat ja näeme juba Alanias. Kohale ja ma olen jumal hädas oma kohtriga, sest et tal on siis hang katki ja siis ma pean teda siit kohast tõmbama ja mu selg ei pea vastu. No nii, me oleme ametlikult Alanias. Millega siin. Ja me oleme esimeses peatus, mida ma teile eelmine kord ei näidan puhtalt sellepärast, et ma olin liiga väsinud, et seda teha. Nii et esimene turistilõks, kuhu alati kõiki tuuakse. Teie ees. Mitte midagi me siit ei osta. Aga mõtlesin, et peab näitama. Tere hommikust, meie teine päev Alanias on alanud ja eile me pidime jõudma natukene varem enda hotelli, kui me jõudsime mingi 7:30 paiku, sest et viimased 7 kilomeetrit oli järsku mingi ummik.
nii et ma olin mingi terve aeg davai, et seekord ma püsin terve tee üleval, et ma näeksin kõike seda, mis siin ümbruses on, sest et eelmine kord või esimene kord, kui me siin käisime, siis ma jäin kohe magama bussis, sest ma olin nii väsinud, nii et ma ei näinud mitte midagi terve see bussitee ja siis seekord ma olin, et ei, seekord ma ei jää magama. Need viimased 7 kilomeetrit, mis me tiksusime tund aega, ma magasin nagu beebi, nii et mul pole aimu ka, mis seal ikkagi vahepeal on. Fun fact. Ja kusjuures see, et me siia tagasi tulime, on suuresti teie mõjutusel, sest et väga paljud peale minu esimeste Laania vlogi kirjutasid mulle, et nad iga aasta käivad 2 korda, nad käivad kevadel, nad käivad septembris või oktoobris ja et neile nii meeldib siin, neil on juba järgmise aasta reis bookitud ja siis ma olin nagu oot, aga mida mina siis teen, nagu mul küll järgmise aasta reisi pole bookitud, nii et äkki peaks ka. Nii et suuresti teie mõjutusel me üldse kaalusimegi seda, et me tuleks siia tagasi, sest et tavaliselt me ei käi ühes kohas 2 korda järjest. Aga meil oli ka lihtsalt nii hea kogemus, et sellepärast me uuesti ka Alaaniasse tulime. Teiseks, teine soovitus, mis teil oli mulle, oli võtta kaasa Eestist kohvipakk ja presskan. Ja ma olin nii lähedal, et seda teha, nii lähedal, aga ma unustasin kohvipulbri osta. Aga minu suureks, vägagi meeldivaks üllatuseks on meie hotelli lähedal avatud Starbucks. Ma mäletan, kui me käisime siin kevadel, siis seda alles ehitati, aga see on nüüd reaalselt mingi 200 meetrit meie hotellist, nii et ma niikuinii mul vedas, sest et ma saan normaalselt kohvi, kui ma väga tahan, aga ma mõtlen, et äkki nüüd on aeg natukene võõrutada ainult jälle kohvist ja kasutada seda võimalust ära, et mul ei ole head kohvi ja siis ma nagu ei taha seda väga, kuigi Starbucks on nii mugavalt lähedal. Et ma ei tea, I don't know, ma muide reaalselt literaali järgasin 10 minutit tagasi, panin endale päiksekreemi peale SPF 50, sest et me peame ikkagi seda nahka, eks ju, kaitsma ja ma proovisin seda Max Factory Miracle Pure jumestuskreemilaadset asja, tundub väga mõnus, aga vaatame, kuidas ta päeva jooksul on, ta on niisugune üliglowy, aga võib-olla seda mõjutab ka see päiksekreem, mis mul siin all on. Mul on Image'i päiksekreem all ja see on üli dewy. Aga plaan tänaseks ülilihtne, ilmselt ma ei vlogi väga palju täna, aga me lähme emaga hommikusöögile kohe. Ostsin juba endale piima ja krõbinad ära igaks juhuks. Ma juba tean hotelli hommikusööka, ma väga ei oota siit palju. Ja kui me käime hommikusöögil ära, siis me eile tegime natukene uuringut, et kust saaks kõige paremat hammami ja me võib-olla lähme tagasi sinna, kus me eelmine kord käisime, nagu eelmine kord, kui me Alaanias olime. Ja ilmselt minna ka randa, sest et minu ema ei käi kunagi ujumas, aga meil öeldi, et see vesi on 30 kraadi ja ta ütles mulle suure suuga, et ma lähen ujuma, nii et vaatame. Vaatame, kas ta ikka läheb, ta iga kord ütleb mulle, et ta läheb. Ta ei lähe mitte kunagi. Tahaks teile enda toredat puhkus outfitiga näidata, aga ma ei saa teid kuhugi panna, nii et tere! Aga selline väike setikene. Ma reaalselt võtsin nii palju toredaid outfite kaasa ja ma hommikul oli nagu, et oot, mis ma nüüd selga panen, sest ma ei taha nagu kõige paremaid outfite raisata, samas see on üks nagu toredatest outfitidest. Ma päriselt planeerisin 16 outfiti endale kaasa ja minu 20-kilone kohver on nagu 17 kiloni, et sinna ega eriliselt midagi enam ei mahu. See puhkus juba algab edukavamalt kui eelmine kord, sest et eelmine kord ma tulin käsipagasiga ja ma ei mahutanud eriliselt väga palju sinna sisse ära, sest et ma ei arvestanud, et ma üldse näiteks õhtul välja lähen, aga nüüd ma nagu teadlikult juba võtsin niimoodi riideid kaasa, et ma tean, et ma tahan õhtul siin välja minna. Me saime hommikusöögi söödud ja hommikusöögil alati klassika need hotelli hammami mehed, juhatajad, administraatorid, mis iganes müügimehed nad on, võtavad su rajalt maha ja pakuvad enda teenuseid. Ja tuli välja, et meie hotellis on hammam praegu odavam kui linna peal need hammamid. Eelmine kord oli vastupidi, näiteks meil oli eelmine kord hotellis minust 35 euri hammam, nüüd on 20 ühele inimesele, nii et võtsime spontaanse otsuse minna hotelli hammami ja vaatame, kuidas seal on. Ja kuna kohvimasin oli katki, siis ma sain emme nõusse, et ta tuleks muga kohvi võtmast, muidu ma oleksin olnud üksik hunt praegu kohvi jail. Aga näed, ja ma sain kaasa kellegi. Starbucksi turundusstrateegia, mu nimi on enam-vähem õigesti. No nii,
tegin, me käisime emmega Hamammis ära ja oli nii hea, et panime endale medical massage eesti keeles. Meditsiiniline massaaž. Ma ei usu küll, et nad seal arstid on, aga no jah. Ehk siis, et nii-öelda meie selja probleemidega tegeleda, kuna mul on praegu selg täiesti läbi omadega, kuigi ma olen 25, siis ma mõtlesin, et äkki reisi jooksul saab selle nagu nii palju paremaks, et ma saangi päriselt minna tagasi trennidesse uue inimesena. Vaatame. Aga meie iluprotseduurid jätkuvad, sest et meil kodus jäid kõik tegemata, nii et ma praegu teen emmele 3D kulmuhoolduse ja endale. Ilmselt mitte keegi teist ei tea, et ma kunagi tegin kulmuhooldusi, aga mult on nii palju küsitud seda, et kas ma saaks jagada, et kuidas enda kulme teha, sest et mul on kulmud nii ilusad alati. Ausalt öeldes mul ei ole mitte mingit infot selle kohta, sest et mina lihtsalt vaatan peale, ma olen nagu, ahah, ma näen kuju, davai, teeme ära. Mul ei ole mitte ühtegi trikki ausalt öeldes, nii et see ei ole väga hariv teie jaoks, ma arvan. Sellised loomulikumad kulmukesed on valmis, emmel on ka. Ja me lähme lõunale. Ja siis ilmselt, kuna me oleme tänaseks päevaplaaniks võtnud täielikult ainult puhkamise, siis mitte mingit meiki, okei, õhtul ma sätin need ilusaks, aga me lähme ilmselt randa, oleme rannas ja reaalselt täna on full lebotamise päev. Mul ka mitte, ma olen võdu pähe praegu. Läksin siis mina emale kokteili võtma, sest mina kokteili ei joo. Nii anti mulle siis džinn ja Sprite. Ja ma ei vaadanud, kuidas ta džinni pani ja see džinn on siis siiamaani ja Sprite on siiamaani. Ja mingi naine mu kõrval oli mingi, et kuule vaata, mis ta teeb sulle. Ja siis ma olin nagu mingi šokeeritud, ma olin nagu, et okei, et palju õnne mu emale, sest oli, see baarmen oli nagu, see on su emale või? Siis ma olin nagu, ahah, et sa üritad siis mind siin purju joota, jah. Ja siis see baarmen veits oli ka nagu naerukrampides. Ja ma tahan näha, et mu ema selle ära joob. Kui ta selle ära joob, siis... Ja pidu taevan. Kas te saate aru, ime on sündinud, ma kordan teile, ime on sündinud, sest et mu ema on reaalselt vees. Nagu ma mõtlesin, ma pean teda paluma, et tule, nii soe on, see hüppus sisse nagu vana kala ja ujub. Tüüpul ujunud mingi 4 aastat, nii et see on definitsioon, kui soe vesi siin tegelikult on, sest et jah, mu ema muidu ei oleks seal vees ulpimas nagu väike delfiinikene. See väike täpike seal, see on mu ema. So proud! Okei. Kui me tulime siia, siis meile öeldi, et siin on maksimaalselt 30 kraadi kuuma või noh, sooja, seda ei saa kuumaks öelda, vaid sooja. Ja õhtuti 25. Mina siis oma outfiti valikut tegin täpselt samamoodi toetudes sellele infole, eks ju. Ehk ma õhtuks võtsin pikkipükse, päevaks võtsin kleidikesi, näiteks nagu see outfit, mis mul täna selles oli, nii tore minu arust. Aga tuleb välja, et päeval on siin 40 kraadi ja õhtul siuke 30-27. Nii nüüd ma mõtlen, et ma tegin väga valed valikud outfiti osas, nii et ma ei tea, ma täna õhtul proovin, kas ma saan teksada või millegagi olla, et kas on liiga hull või mitte. Sest et ma nagu ei taha neid outfit'e raisata, aga samas kui ma suren nendes, siis see pole ka nagu väärt seda. Nii et ma tegelikult ei olnud selliseks kuumuseks valmis, sest eelmine kord, kui me käisime, ma mäletan, õhtul oli nii külm, siuke tunne nagu oleks täiesti sügis. Jah, elad jopid. Ma arvan, et mu ema jääbki nüüd sinna vette, ta ei tulegi välja. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma midagi sellist ütlen, et minu ema ei taha veest välja tulla. What? Ma ei näe tegelikult mitte midagi, ma ei näe üldse teid, ma loodan, et te mind näete. Jah. Tere hommikust! Meie 3. päev on alanud Alanias ja meie sellekordne eesmärk reisil on teha enamus need asjad ära, mis meil eelmine kord tegemata jäid. Näiteks Alanias on siis see suur mägi, eks ju, mille otsas on Alania kindlus. Ja me eelmine kord ei kõndinud sinna, nii et me mõtlesime, et davai, kui me seekord tuleme, siis me peame vähemalt seal ära käima. Täna on see eesmärk, kuigi nii palav on. Ma ei tea, kas ma jaksan sinna otsa ronida, aga selles mõttes eesmärgid on paigas ja sinna ülesse me jõudma peame.
kui see on tehtud, siis tänane eesmärk on täidetud ja me ei pea rohkem mitte midagi tegema. Ainult kiire sinnapoole ka, kuhu me ronime. See on meie tänane eesmärk, selle mäe tipp, seal otsas on siis see kindlus ja viimane kord, kui ma Alaanias olin, siis ma tutvusin paari tüdrukuga meie hotellis, ma vist mainisin ka seda ja üks nendest käis seal tipus ja ta näitas meile neid videosid ja see oli lihtsalt nii ilus, et me ei saa seekord jätta minemata. Peaaegu plaanida muudatus, sellepärast, et me saime teada, et lossi üles 7 kilomeetrit. Hell to the no, me ei kõnni 7 kilomeetrit siia üles, see on isegi mitte parimal päeval, ma arvan, et ma ei teeks seda mingi mäest üles 7 kilti. No, thank you. Aga siis kõnnime meie siin ringi, eks ju, ja näete, mis me avastasime. Me juba on selle köisraudteega ka sõitnud, mis Alaanias on ja köisraudtee viib otse lossi juurde. Ots sulle! Saime, mis jäi, paari minutiga saime üles. Pärast saame alla tagasi. Ilus sõit oli ka, nii et selles mõttes saime ühe atraktsiooni tehtud ja nüüd teeme teise ka, nii et juba päris etkus päev. Tulime emmega siis Sultan Sülemani, mis on siis Mosheesse. Ilusti kinni kaetud me oleme ja ukse tagant siis saime need rätid, seelikud, kõik asjad. Aga siis kui käid Istanbulis, siis need on ikka suured ja sellised, see on siuke tagasihoidlik, aga ka Sulemani poolt ehitatud. Hästi suur on Istanbulis ja see on võimas, suur ja ka seest hästi siuke ilus, aga see on ka siuke lihtne nagu küla. Ja kusjuures naistele, eks ju, on siis see pisikene nurgakene. See on siis see, kus naised võivad palvetada ja kõik see ülejäänud, see on meestele. Rahvas ikka hea tule aitab pinki tõsta. Jah, mis asi ma olen nagu? Mis te ette kujutate nüüd? Ma isegi kanna oma käekotti mitte. Tões, oota, see on päris huvitav fakt ja Türgis ju kõik mehed on nagu mingi ei naine ei tee midagi. Mina teen, mina olen see mees ja nüüd ta on mingi sa oled nii tugev, vist tule tõsta pinki. Aga igal juhul te ei saa aru, mis siin toimub. Aga kui me käisime seal mošee juures, siis seal oli see mošee, ma ei tea, korrapidav, kes iganes seal oli, mingi töötaja ja siis vaatab mulle otsa nagu sa vist teed trenni, eks ju? Ma nagu jah, sa oled vist tugev, eks ju? Ma nagu jah, siis ta oli, tule aita mul pinki tõsta. Ma nagu võin inimesi aidata küll, aga mu esmareaktsioon oli see, et ma olen naine. Miks mina seda tegema pean? Nagu ma võiksin aidata, aga oota, see on veits nagu kõlab väga kahtlaselt. Igal juhul käisime emmega mingis kohalikus juveelipoes. Ema toetas kohalikku juveliiri. See on õige sõna, eks ju? Juveliiri, ostsime kaelakee ja käevõru. Siuke käevõru. Väga ilus. Ja mulle meeldis väga selle koha puhul just see ka, et need poe omanikud ei üritanud sulle kõige kallimat asja maha müüa, vaid nad vaatasid päriselt, et meil on tunne, et sulle sobiks see ja see ei pruukinud olla kõige kallim asi. Ehk siis mu ema minu arust võttis nendest kõige odavama valiku, sest et ta oli ka, nagu see naine siis, ütles, et see kindlasti sobib kõikide riietustega, kõige outfitidega, nii et see on kõige turvalisem valik, mis võtta. Igal juhul, minu taga on see loss, kuhu me siis pidime ka täna jõudma, nii et check tehtud ja me sisse ei lähe. Jaksa. Nii et me teeme siin trepiastmete peal väikese pausi ja siis me hakkame tagasi minema. Nii väsin. Võis must pildisin teha, kus see vaade on? Okei.
tere hommikust, meie 4. päev. Kuidas 4? Sest meil on 1, 2, 3, 4, 5, 6 päeva veel jäänud. Ta on esmaspäev ju. Tulime reede õhtul. Jaa. Siis on laupäev, pühapäev, esmaspäev. Aga meil on 3,5 päev. No tegelikult meil on 4. reisipäev. Jah, meil on 4. reisipäev, aga meil on tegelikult 6 päeva veel jäänud, nagu täna kaasa arvatud. Igal juhul tulin mina just Starbucksist, sest ma olen nüüd paar hommikut käinud seal, et võtta enda jääga cappuccino ja samuti ma olen monteerinud videot, sest et ma pean ikkagi kõik asjad tehtud saama puhkuse jooksul. Nii, aga meil on täna väga põnev päev ja väga planeeritud, see on väga rahulik päev, sest et meil on hoolitsuste päev, täna meil on mõlemal siis meditsiiniline või ravimassaaž planeeritud või bukitud ja minul on pandud ka küünte lakkimise aeg. Nii et täispäev hoolitsusi ja 3. plaan on Kleopatra randa vist minna. Jah? Jah. Vot, käisime just massaažis ära. Ja Emme ütles, et tema 100% kiidab. Mäletan, ma rääkisin teile eelmise Salania vlogis, et kui mu ema üldse rääkis mulle hamammist, siis minu ettekujutus oli see, et seal ongi niisugused paksud karvased mehed, kes siin käperdavad, sest ma olen igasugu lugusid kuulnud. Ja minu emale siis tegigi massaaži mees, kes oligi siuke suur ja siuke karvane ja siuke nagu õige Türgi hamammi mees, aga väga viisakas oli ja kõik oli väga delikaatne ja väga mõnus oli ja selg on üllatavalt kuidagi parem, võib-olla see on mingi placebo efekt, et sa arvad, et on parem, aga ei vist tegelikult on. Nii et üks hoolitsus tänaseks päevaks tehtud, nüüd me lähme randa ja siis mina lähen kõik. Maitse ära. Nii, mäletate esimene kord, eks ju, ma ütlesin, et türklased pole smuuti rahvas, mitte kuskilt ma oma smuutit ei saa. Kleopatra poole peal on smuuti kohtasid küll, aga nii et cheers, mega hea ja maksis 2,50. 2,50 eurot. Halleluja! Ma võtsin 2 päeva sellest reisist vlogimisvabad päevad, ehk siis ma ei ole 2 päeva kaamerat kätte võtnud ja te ei ole 2 päeva näinud, mida me teeme. Nii et kiire update, enne kui me tänase päeva juurde lähme. Esiteks, ma käisin küüntes. Ma pean panen selle möksis ja juustesse ära ja siis ma saan näidata, sest et mu käed on praegu maskiga koos. Tegin täiesti tavalise keellaki ja maniküüri ja see läks maksma 16 eurot. Eestis maksab vist praegu mingi 30-35, nii et ma julgen öelda, et Eestis kindlasti tehakse paremini, aga 16 euro eest käib ka. Siis me käisime massaažis jälle, see oli meie 3. massaaž siis reisi jooksul. Ja siis ma mõtlen, et oi kui kahju, et seda ma jään küll jälle igatsema, et sa saad siin jällegi nii odava raha eest nii head massaaži. I wish, et kodus oleks sama. Nii et meil on ülimalt chill puhkus olnud praegu. Ja ausalt öeldes sobib mulle, sest eelmine kord me lihtsalt kõndisime nii palju ja ma tundsin, et ma olin puhkuse lõpus rohkem väsinud kui siis, kui ma siia tulin. Aga praegu ma tunnen küll, et ma olen literally lihtsalt puhanud otsas. Tänane plaan. Mu ema sõbranna tuli Alanias eile ja tal on täna sünnipäev, nii et me võib-olla lähme õhtul nendega välja, et tähistada sünnipäeva. Ja kuna me praegu randa lähme, siis ma mõtlesin, et ma panen juuksemaski pähe. Ma hea meelega oleksin õli pannud, aga ma ei võtnud õli kaasa, nii et panen hoopis juuksemaski. Sest et mu juuksed on nii kuivad praegu selle ilma tõttu ja soolavee tõttu ja kõige tõttu, nii et see loodetavasti tõmbab natukene normaalsemaks mu juuksed ja siis kui me rannast tagasi tuleme, ma pesen maha ja siis ma saan nagu normaalselt enda
juuksed stiliseerida, aga praegu on lihtsalt ludupea, ilmselt sleek bun. Ja vot. Jah. Ma tean, mis ma tahtsin öelda. Üks õhtu, see jällegi see päev, kui ma ei vloginud, siis meil oli siin täiega äge show. Põhimõtteliselt siis meil oli kõhutantsu-show siin hotellis ja siis samuti me nägime Türgi rahvatantsu ja ma ei teadnud, et see siuke on. Ma mäletan, et Türgi rahvatantsu, või üldse nagu Türgi tants, et sul on käed niimoodi üleval ja siis sa niimoodi kuidagi siin nipsutad. Ma arvasin, et see on nende rahvatants. Ei, nende rahvatants on mingi karglemine ja samuti nagu millega ma seda võrdlen? Olete näinud, kui tuvid teevad üksteisele või mees tuvides naisele seda armutantsu või midagi, see nägi siuke välja. Nagu, et mehed olid mingi ja naised seal keksisid nende ümber ja reaalselt nagu see ei olnud üldse siuke, nagu ma arvasin, nii et yes. See oli väga huvitav. Miks ma olen siukene? Lähen kodust välja, arvan, kõik on olemas, kaamera on ju käes, mis mul ikka on puudu kodust, hotellist. Ma unustan maha oma telefoni, millega ma enda arust maksma peaks, kui mul on telefonis pangakaart ja mu ema muidugi ei võtnud oma prille, nii et jookseme tagasi siis. Jäi, korralik udu olen ikka, aga kõik asjad said toodud, emme sai prillid, mina sain oma telefoni, nii et ikkagi saab shopata, kui väga tahta. Aga me käisime vahepeal ujumas. Siis ma pesin, juuksed praegu kuivavad siin patsis ja nüüd me lähme siis Grand Bazaari poole, sest et meil on vaja sünnipäeva kink osta ema sõbrannale. See tuli pigem ootamatult, nii et ma ei tea, mis me veel kingime, aga mu emal on mingi idee, ilmselt me siis tema järgi otsustame kingituse. Ja siis mina äkki ostan maiuseid, sest et ma hakkasin mõtlema, et ma ei olegi seekord veel söön neid Türgi kummi laadseid pähkliga stuffi ja tahaks seda täiega väga kisutab. Eurona või krooni meenutab tegelikult? Ei ole, 1 eurost meenutab. Kroon oli üleni kuldne. Aga meenutab? Jah. Sees on saiake ju. No. Siuke ongi. Meie päev on olnud väga edukas, sest et esiteks me saime sünnipäeval kingi, mis me pidime leidma, aga me ei leidnud kotti, kuhu sisse panna. Jaa. Meil on praegu kilekotis see kingitus. Nii, siis mina sain oma maiustused, sest et hotellis on kohutavad koogid, nii et ma mõtlesin, et ma võtan asjad enda kätte või nagu asjaolud enda kätte ja võtan endale ise midagi magusat, sest et mina ja magus me käsi käes alati peale õhtusööki ma pean saama midagi magusat, nii et mina võtsin kotitäie Türgi neid kummi laadseid asju. Vot, ja nüüd me oleme tagasi. Jah, ootame õhtusööki. Emme ei ostnud 10 käekotti. Tegelikult ostis. Mis me siis võtsime või mis emme võttis? Selline rannarätik või siis saunarätik. Mis asi? Hamammi rätik. Nii, hamammi rätik. See kingitus on väga traditsiooniline muide selles mõttes, sest et ega meil koha peal kiiruga ei ole võimalik väga palju teha selle kingitusega. Siis aloe vera kreem, mis me ise ka kasutanud praegu olema. Päris okei. Ei tekita punne, ei mingeid lööbeid. Töötab päris hästi, niisutab. Siis hamammi koorimiskinnas ja kui sa oled Türgi hamammis käinud, siis sa tead, et nad ikka korralikult koorivad sind mingisuguse ülikareda kassikeelega ja see on siis põhimõtteliselt see, millega nad peaks seda tegema. Ja siis on mingi haaremiseep, mis lõhnab nagu mango vist. Või ka puuviljad. Siuke lihtne, kiirkorras tehtud kingitus, aga ma usun, et armas. Nagu te aru saate, siis me oleme tagasi Antalya lennujaamas, mis tähendab ainult ühte, et meie reis Alanias on järjekordselt läbi saanud. Miks nad alati lähevad nii kiiresti? Me seekord olime isegi praktiliselt 1,5 päeva kauem, aga ikkagi see ei ole piisav. Ja täpselt nagu eelmine kord, reisimuljed, midagi selles linnas on, mis kutsub mind tagasi. Ja me emaga võtsime vastu otsuse, et ilmselt me hakkamegi tegema sükest traditsioonilist ema-tütre reisi Alaniasse iga aasta.
nii et väga põnev, sest et me kumbki ei ole olnud tavaliselt need inimesed, kes tuleksid tagasi ühte samasse kohta, aga ka talle vist väga Alanya meeldib. Jep. Nii et kindlalt me siia tagasi tuleme järgmine aasta, pluss seekord ma tutvusin 2 Taani tüdrukuga, kellega me käisime siis paar õhtut väljas, nii ägedad neiud, täitsa haige. Ja nad ütlesid, et nemad kindlalt plaanivad tulla tagasi aprillis, sest et ühel neist on siis 25. sünnipäev ja nad kavatsevad siin seda suurelt tähistada ja nad kavatsevad siis olla 2 nädalat ja nad kutsusid mind ka kaasa. Ja siis me mõtlesime, et äkki me saame kompunnida nii, et mina võtan lennupiletid ja siis me lihtsalt otsime kõik koos mingi Airbnb, et ei võtagi üldse reisifirmaga reisi, aga eks seda peab mõtlema, sest et see on poole aasta kaugusel ja veits veider on mõelda praegu järgmist Alanya reisi, kui ma istun alles siin lennujaamas. Aga soojalt soovitan siia tulla. Inimesed on nii toredad, üllatavalt. Ma olen ka ära harjunud siis Türgi selliste mentaliteediga ja selle müügikultuuriga nüüd. Ehk siis, nii, mis on? Müügikultuur. Jah. Röövitakse. Ja. No, sellega harjub ära, ma ütlen teile. Nii et praegu me lähme tagasi tavapärase contendi juurde ja mina näin teid juba järgmises videos, aga varsti juba saan ma filmida teile uuesti Alanya reisi vol 3, mis võib-olla saab olema täiesti teistsugune kui see, mis meil praegu on olnud. Aga vaatame, seda näitab tulevik. Igal juhul, mina näin teid järgmises videos, soovige mulle edu lennuga. Ja, ciao!